tänane esimene profimatš toimub profireeglite järgi kehakaalus 64 kilogrammi. Matši pikkus on 3 × 5 minutit. Teie ees on Aleksander Krupenkin Ukrainast ja meie oma Madis Mäeste! Matši vahekohtunik on Mikko Aaltonen. No nii, Mikko Aaltonen on meie tänaste profimatšide vahekohtunikuks, nii ka siin Madis Mäeste debüteerimas esimest korda võistlemas profireeglite järgi. Päris hea energia oli publikus Madise vastu, väga lahe. Raundid on muidugi pikemad, see on võib-olla kõige suurem erinevus. Oi. Madis tuleb päris siukse suure emotsiooni pealt seal tegema ka, mulle tundub, et ta on väga siukse iseloomuka. Väga ilusad löögid. Üks läks vist kopsikusse siin. Madis tundub lihtsalt kuri, ma ei ole isegi kindel, kas see on nii väga hea. Ja kunagi ei tea, kuidas see emotsioon ennast kannab. Ja. No nii, saavad jätkata. No Madis tahtis kohe kehtestada. Ja seal sääre peal. Ja see oli enne ka punane juba. See oli enne punane, aga ma ei tea, mis see taust seal on. Võimalik, et ta on mitte väga ammu teinud veel ühe matši. Ilmselt jah. Tükist overhandi Madis sai peale ja tugevate löökidega. No nii, nüüd peab olema ettevaatlik. Oleme näinud Krupenkinit alistusega võitmas Eestis ennegi. See oli siis Explosioni ürituse sarjas Marko Moiseri vastu. Võiks eeldada, et Madisel on lukumaadluses kogemust siiski oluliselt rohkem ja on ta väiksemas ohus, aga oht on olemas sellegi poolest. Krupenkini eelis just see kogemuste pagas. Profireeglite järgi otsib Giljotiini vaikselt. Nüüd on võimalik siin Madisel ka küünarnukkidega lüüa, seda kogemust tal varasemast ei ole. Klassi MMA. Nii on, profireeglid. Kõik jäsemed tekitavad traumat. Nii on ja peaaegu 4 minutit on siin veel tegelikult aega järgi ka. Nii et aega on omajagu. Siin on veel, ütleks, rohkem kui terve amatöör raund on siin aega jäänud tegelikult. Krupenkini jalad võttis ilusti enda jalga vahele. Ala Khabib Nurmagomedov. Vastu puuri ka just saavutab sellise väga domineeriva asendi. Väga ilusti pani jalad kokku. Nii on, üritab Krupenkin siin kehasse lüüa. Madis praegu on kallal seal päris korralikult tal igakülgselt. See võtab Krupenkinilt nagu baasi ära just jalgadega töö. Ta ei saa jalgu, aga nüüd ta just sai jalad kätte ja kohe tagasi. Ilusti vastu puuri ka Krupenkin tõuseb väga hästi, kasutab praegu selga vastu puuri kui uue. Nii, Giljotiiniga ikka ähvardab seal. No see puur tegelikult segat võib teda ka siin natukene, ütleks. Giljotiin käigistuse puhul kindlasti. Ja natuke oli viga minna tagasi sinna alla. No nii, vaatame. Jalad on jälle kinni istunud, ehk siis üritab seda peamist asendit siin pikemalt säilitada. Hetkel lööb siin käega reide ka. See on rohkem selline aktiivsuse näitamine ja punktidega Madis igatahes seda raundi siin kontrollimas. Väga hea kontroll. Kogu aeg tõmbab teda puusasid puurist eemale, et ta ei saaks kasutada seda püsti seismiseks. Ja, nüüd on jalad puuri seinale, et võiks sealt teoreetiliselt Krupenkin silda panna, aga arvame, et Madis on selleks valmis ka. Otsib siit jälle võimalikult turvaliselt neid kohti, et lüüa. Et ikkagi eelistab siin asendi kontrolli praegu Madis kenasti, mis on mõistlik. Rahvas tugevalt Madise poolt, nagu oodata võis. Võib arvata, et seal on mingi rahvuslik element mängus. Siin saab selja kätte nüüd. Otsib kägistust, on tal kägistuste peale nii-öelda hammast küllaga. 2 minutit aega. Krupenkin otsib selle ümber keerust, väga ilusti otsib Madise pea ka ülesse. Aga ta peab ettevaatlik olema ja käsi kogu aeg kontrollima. Et tegelikult sealt, kus Aleksander praegu lööb, see ei ole kõige targem vastus. No nii ja naa jah, et mingil määral häirib seal ka, aga siiski haardevõitluses need käed ei ole nii-öelda. Madis otsib siin oma võimalust, on vaikselt üritamas kaevata seda kätt sinna lõua alla. Aleksandril tundub olevat väike lõikehaav seal juuksepiiri juures. Jah, nii see tõesti on jah, seal laubal külje peal. Tal on nüüd käsi lõua all. Nüüd on olemas ka. See on kõik. Väga metoodiliselt Madis tõuseb siin püsti. Tuleb lihtsalt
ausalt öeldes üliemotsionaalselt tuleb siia ja lihtsalt võtab igasuguse jõuga lihtsalt vägisi robustselt selle võidu. Üli emotsionaalselt. Ja on siin arusaadavalt elevil. Krupenkin pidas visalt vastu, aga liikus see rong ikkagi ühes suunas nii-öelda. Väga palju ei löönud isegi maas tegelikult lõpuks, aga kui selja kätte sai, hakkas kohe neid kägistusi sealt jahtima ja tuli see päris ruttu sealt tegelikult ikkagi. Esimese raundi lõpetusega Madis selle matši võitis, nii et seda... Matši võitis, winner of the match, tagant kägistusega Madis Määrste! daamid